Ähm, Ladina keelega tegeledes on silma jäänud teatavad sõnade tähendused, need sõnade tähendused jääb iga päev silma, sest ladina keel on omamoodi huvitav keel, kus üks sõna tähendab ma ei tea, 100 miljonit eri asja ja kõigile tundub see väga, väga kuidagi mõistuspärane ja ei häiri kedagi, mind võib-olla. Tegelikult see mind ka ei häiri, aga see on omamoodi huvitav selline nähtus. Aga on mõned väga sellised lihtsad sõnad, mis tegelikult auto läks mööda, ei ole väga, väga lihtsad. Need tuleb meelde sõna ars, eks ju, tõesti kunstiks, aga kui me teame, et kunst on tegelikult väga uus sõna, mis on kunst? Kunst on aadliku kolikamber, et aadlikud lükati oma vana träni kuskile, hiljem oli revolutsioon, siis tehti see kolikamber muuseumiks, öeldi kunst, et näiteks kui ma lähen kuskile Aotose mäele, mina ei saa minna, et ma olen naissoost, aga kui keegi mees läheb sinna, siis näeb ilusad ikoone, siis võib öelda, et see on kunst, siis võib-olla mungad solluvad, ütlevad, see ei ole kunst, jah. Et mingi ars kunstiks, mingi tehnika, käsitöö, midagi pigem sellist. Ja teine sõna, mis häirib, on see oopus, opera, eks ju, tööd. Jah, võib-olla on pigem teod, mitte need teod, mis maas raamavad, vaid teguteod. Töö on ka selline huvitav sõna, et tänapäeval isegi kui ma mõtlen selle peale, siis ta on väga-väga suure tähendusega, ta on väga lai tähendus, et öeldakse, et töö on tähtis, siis ma kunagi ei tea, millest räägitakse. Et või naiste töö on oluline, milline töö, jah. Et kas saab võrrelda tööd, mis on mida tehakse rõõmuga, mis on osa elust, või töö, mis on ütleme, ma ei tea, 9–6 veab kuskil kontoris või istumine ja mis mingit väärtust ühiskonna tegelikult ei loo, et töö kaudu ütleme inimese väärtuse hindamine. Jällegi, kui mõelda kas või vanadele romaanidele, siis aadlik, kes elab rendises, ta on kõrgemal tegelikult kapitalist, kes elab vabrikute, sellest, mis vabrikutele sisse toovad. Et jällegi, kuidas me hindame seda, jah. Et see on väga-väga kahtlane sõna ka eesti keeles, et kui keegi ütleb, et töö on tähtis, ma palun kohe täpsustust. Milline töö? Mida te silmas peate? Ja see, et tegelikult see mõiste on väga lai, siis on võimalik seda ka kurjasti ära kasutada. Näiteks hakatisegi rääkima, et töö on tähtis, me oleme põhimõtteliselt nõus, et igaüks mõtleb mingile tööle, mis on oluline, aga sinna alla on lükatud ka vargsi need tööd, mis ei ole olulised. Ja siis öeldakse, kas on naiste rahval, kas tal on parem istuda 9–6 kuskil kontoris või kodus lapsi kasvatada. Jah, et see on küsimus. See on küsimus ja see küsimus võib-olla see vastus ei ole ei ole see, mida võib-olla ühiskond tahaks näha, sest on alati kasulikum ju vähem palka maksta ja rohkem inimesi tööturul hoida. Aga jah, nüüd ma siis mõtisklen võib-olla hiljem midagi veel.